Tere hommikut ja tere tulemast 207. videomeditatsioonile. Täna on informatsiooniks Erki Toomala poolt vastu võetud 16. oktoobril sõnum. Ühes ruumis olen vanake Erki, teises olukorras oskan olla natuke uus õpetaja ja samas suudan anda uut teadmist teistestki olevustest siin samal planeedil. Oskamise ja õpetamise seadused lubavad nüüd avada sinule, armas poeg Erki, ja mõningatele lugejatele sellist teadmist, mida ei ole kunagi keegi varem teile veel rääkinud ega isegi mingit viisi toonud teadmisse. See väga osav ja eriti eriline asi võib olla mõnele lugejale veel liigagi uus teadmine. Kui nii tõesti on, siis soovitame, et ei jätka lugemist, vaid hoiate eemal sellest väga erilisest avamisest. Kui mõnele seda teadmist pole vajalik avada, siis on ehk veel liiga vara seda avada. Keegi siiski ei saa tunda sellestki väiksematki kahju, kui siiski avab selle kirjutuse kas või uudishimust. Nüüd toon esile seda, millest ei ole kunagi kuulnud muud kui vaid kuulujuttu või hirmu sarnast ebalust. Kas võisid asjad olla nii kavalalt või osavalt püsinud inimkonnalt peidus? Kui inimkond asetati aegade alguses elama sellele väga erilisele planeedile, teie looja asetas samal ajal olema ja elama koos teiega mitu muudki loodut. Mõned neist loodutest olid koos samas olukorras, sama konkreetsed ja sama püsivad, ehk puudutatavad ja nähtavad teistele, kuid mitte kõik. Osa neist peideti inimeste eest nii, et nende olemist ja asetumist samasse ruumi suudeti hoida inimeste ja isegi looduse eest peidus. Neid peitu pandud looduid ei avatud kunagi kellelegi, kui selleks ei antud luba kas loojalt või vahel isegi elult endalt. Oskamise seadus siis täna selle kirjutuse kaudu lubab, et osa lugejaid saavad esimestena lugemiseks väga erilist teadmist nii oma loodusest kui ka neist, kellest ei ole varem kellelegi olevuseks nimetatule tõtt räägitud. Alles selle kirjutamise abil saate teada, kuidas teid ja teisigi looduid hoiti üksteise eest peidus. Alustan nüüd asja, mida keegi ei ole siis kunagi rääkinud ühelegi inimesele nii otse kui Erki ja Erkist avanenud ruum. See ruum võib olla mõnele lugejale selline, et selle olukorda või andekust ka mitte sina, armas lugeja, ei oska veel igati mõista, kuigi avaksin selle eriti avatuks. Sellesse ei ole kunagi pääsenud keegi selline, kelle kohta öeldakse normaalses inimese ruumis olija. Sellesse pääsevad vaid need, kelle oma oskused ületavad kõiki inimese annete ja salapärade sarnaseid oskusi. Salapäragi võib olla omadus, mida mõned teist inimese ruumis kasutavad juba teadmata. Nüüd seegi ruum ei asetu samasse ruumi kui Erkist avanenud andekuse ja salapära omadus. Püüdke vaid lugeda ja mõelge sellest, millest nüüd avan teile täiesti uut teadmist. Teil pole üldse tarvis asetuda samasse olukorda, kui selle teadmise andja ehk ruum Erkis. Oskamise ja õpetamise seadused ehk mingisugused energiat elus endas avavad nüüd nende eelpool mainitud olemiste peidud väga avatuks ja nende olemised tuuakse justkui esile väga osavasti ja eriti õppinud viisil. Need laused on vaid mingite energiate ja annete avamisega seotud salapära ja pole mõeldud teie eksitamiseks või õpetamiseks, vaid lukkude avamiseks. Vahel siis salapäragi suudetakse õpetada avama neid lukke, millede taha teadmised on osavalt peidetud. Alustame nüüd täiesti algusest. Kui looja lõi inimkonna elama ja arenema sellele kaunile planeedile,
tema üks ehk kõige tähtsamatest annetest lubas asetada teie seltsi 2 väga osavat muudki ruumi või peaks ehk ütlema teatud energiat, mille te olemist ei oska kuigi hästi ise avada, vaid hakkate tundma ja tajuma. Ühte enamjagu teist oskavad küll tajuda ja teist vaid võtta mingil moel katsetamiseks. See esimene on aeg ja teise nime ei ütle ma kunagi, vaid nimetan seda mustaks ja väga raskeks ja eriti andekaks raskuseks, kui see vaid asetub hetkekski teie ruumi. Te küll oskate ise mõelda, kuidas sellest eritub või siirdub teie ruumi raskusi. Nende karmalised juured on sageli antud oma sugulaste kaudu pärandina justkui katsumuseks ja osavalt kõrvaldamiseks. Küsimus on siis mitmesugustest erilistest raskustest ehk valudest, haigustest ja vahel vigastustest, mis on peaaegu alati oma sugulaste pärand. Need on sageli sünnihetkel antuina asetunud teie füüsilisse kehasse vahel esile või sagedamine alguses veel peitu. Alles täiskasvanu eas ja vanaduse tulles need oskavad ise avada oma ruumi. Miks just siis? Sellepärast, armsad lugejad, et te oskate siis ehk ise juba eemaldada neid või õpite paluma nende eemaldamiseks kas arstide või teiste aitajate abi. Seegi asi avatakse alles siis, kui olete ise kas valmis või ehk õppinud eemaldama need muul moel endast. Paljudele raskuste oma ruumid ehk kõige raskemaid haigusi hakkate kõrvaldama kas arstiteaduse abil või vahel osavate aitajate ehk ravijate aidates. Sageli väiksed valud ja haigused küll kaovad ilma välise abita. Need on ehk igale lugejale tuntud kogemused. Seda loengulist kordust taheti jälle avada, et oskaksite mõista, millal ajast ja sellest teisest nimetamatust saate kannatamiseks mingit raskust ja vahel väga raskeid katsumusi. Oskamise ja õpetamise seadused suudavad aina tuua neid raskusi esile, kui inimese oma ajaline aeg on selleks sobiv või valmis. Kuid kas oled sina, armas lugeja, nüüd ise valmis avama ka sellist, mis tavaliselt ei oska avada end sulle? Vaid selleks sina peaksid ise õpetama oma ruumi justkui siirduma ja olema, kui tahad edeneda täiesti uutesse ruumidesse, nagu seda kirjutust sinule kirjutav vana Erki. Erki ruum siis oskab asetuda elama ja vaatama või tooma lugemiseks need teadmised igale lugejale selliselt, nagu oskamise ja õppimise salapärad lubavad, ehk väga-väga avatuks ja osavateks õpetusteks. Kes siis on avanud need teile, armsad lugejad? Vastan, tema ise ehk inimese ruumist esile tõusnud, väga arenenud killukese kild elust endast. Seda sinul pole veel tarvis avada, vaid asetuda vastu võtma ja arutama. Inimkond ja need muudki olemise ruumid või olukorrad, kus elab peidetuna väga erilisi teisi looduid, suudetakse nüüd võtta juba nii avatuiks, et paljud lugejad pääsevad nende taha vaatama või vaid õppima nende viise peituda inimkonna eest ja teistegi sel kaunil planeedil elavate loodute eest. Ehk kõige suurem ja erilisem ruum, millest oskamise ja õppimise seadused lubavad avada uusimat teadmist, suudab nüüd avada end juba nii, et sina ja iga teinegi lugeja suudab mõista, miks nad püsivad veel teie inimeste eest peidus. Seda teadmist ei ole keegi varem avanud inimestele, sest see looduseks nimetatud ruum asetseb samal planeedil nagu inimkond, kuid teises olukorras. Või kas oleks põhjus öelda, elab ja oskab olla natuke teie inimkonna välises olemise ruumis, teistsuguse olemise kujul, kuigi nad on sama füüsilised ja eriti püsivad nagu teiegi, armsad lugejad. Kuidas te mõtlete sellisest olemisest?
Paljudele ehk see teadmine on kas huuhaa või natuke imelik väide. Selleks ei ole teist kuigi paljusid veel kunagi valmistatud ette isegi mõtlema, siis veel arutama, kuidas see võib olla võimalik. Nii, kui aeg ja see teinegi osapool nüüd lubab selle teadmise avamist teile, minul vanakesel lubatakse veel avada natuke lisa selle väite toeks nendest ja nende olukorrast sellist, mis võib aidata sind, armas lugeja, natuke paremini mõista ja kes teab, isegi aru saada, kas võib see väide olla fakt ehk isegi tõsi. Mõelgem nüüd koos. Aeg ja see must väga erilisel viisil leidlikuks õppinud ja selle mingid andekad raskused on aina osanud alistada meid inimesi oma oskamistega läbi ajalise aja. Nende anded ületavad meie inimeste oskusi, ütleksin mõnes asjas, kuid mitte kõiges. Meile igaühele on aegade algusest alates antud võimalus edeneda ja areneda inimese ruumi välistesse ruumidesse. Seda annet neile kahele ei ole antud, vaid need on sunnitud elama aina kas oma ruumis või siis kinnitununa meie inimeste ruumidesse. Nende anded on siis mingit viisi allutatud sellesse planeeti ja seal olevatesse olevustesse. Need kaks vajavad elamiseks kas seda kaunist planeeti või meid siin elavaid füüsilisi olevusi ehk kas inimesi, loomi või taimi, et suuta üldse olla ja õppida või asetuda kellegi või millegi füüsilisse ruumi. Vaid need, kellest me inimesed pole kunagi olnud teadlikud, saavad oma ruumides olla lahti neist kahest olendist või energiast. Keda sina siis nimetaksid selle sarnaseks, armas lugeja? Mõnele nende nimetamine võib tekitada raskusi, kuigi ehk oskate tunnistada mõnda sellist endastki. Aitan jälle loetleda neist mõnda. Üks ehk on teile igaühele juba hästi tuntud või proovitudki ruum või sõber teis igaühes, ehk inimeses olev osavam pool ehk inimese oma kõrgem mina. Temast saab lugeda teadmisi väga paljudes raamatutes ja kirjutustes. Võib-olla ka teis igaühes elav natuke suuremgi olevus ehk looja ja tema isa ehk elu ise on just need, kelledesse keegi ega mingi kahjulik ruum ei saa kunagi asetada end. Samamoodi võiks nimetada ka püha vaimu ja temast killustunud kildu samasse rühma, sest me inimesed kanname natuke neid mõlemaid sees, kas teadlikult või teadmata nende asumist endas. Neisse loetletud energiatesse need kumbki ei suuda kunagi siirata end. Kas mõistsid, armas lugeja, miks neid peidus olevaid teisi olevusi hoitakse meie inimeste eest edasi hoolikalt kaugel ja peidus? Põhjus on see igavene dilemma ehk raskused neist kahest olendist. Need meile võõrad olevusteks nimetatud on osatud siirata ka nende kahe raske olendi tõttu väga osavalt ka nende eest peitu. Nende ruumi pole mitte kunagi suutnud asetuda kummastki olendist kübetki, nii et nende elus ei ole tavaliselt mingit takistust, mis piiraks nende liikumist või vahel hetkelist siirdumist jälgima meie teiste olevuste elu sellel kaunil planeedil. Keegi meie eest peidus olevatest loodutest või tuleks ehk öelda olevustest ei hakka alistuma nende kahe väga raske energia ikke alla, vaid nende omad osavad oskused ja anded saavad liikuda ja elada ilma nende kahe kahjuliku raskuseta. Võib-olla nüüd paljudele teist lugejatest avati uut ehk teadmist, kuidas nad pääsevad nii kiiresti liikuma oma ruumidest aeg-ajalt meie inimeste ruumidesse, ilma väiksemagi takistuseta ajast ja selle toodud kauguse mõjust, ütleksin mõjutusest, et kõik välised loodud on ääretult kaugel sellest planeedist. See on siis eksitus, mida need kaks olendit suudavad asetada meisse inimestesse ja loomadessegi. Tõde on siis, et me vaid elame üksteisest eraldi sel samal planeedil, ütleksin eri tasemeil.
kuidas see on võimalik? Ega sellele ülerahvastatud planeedile mahu teisi looduid või kas mahub mitmeidki? Nii, jälle väga osavasti avatud küsimus. Vastan, mahub küll ja mingil väga erilisel viisil väga hästi isegi tuhandeid. Kujutlege, et meie oma osa eludki elaksid edasi igaühe aastagi sel samal planeedil meiega täiesti leplikult või just samamoodi nagu elasid elades. Ja meiegi, armsad lugejad, elame igat päeva, igat hetke ja isegi igat eluaastatki justkui hetkena. Ütleksin üha uuesti ja uuesti sellel samal planeedil. Või teisiti öeldes, oskame tunda igat eluhetke justkui jätkuna, kuigi sureme ja tuleme jälle tagasi teises inimeses. Kuidas, kui väidetu on natukegi tõsi? Sellele on väga osav vastus. Elame igavesti vaid elust endast või temas. Kuigi vananeme ja sureme, oleme me edasi elus temas ja tema ruumides. Seda nii-öelda olemist saate õppida veel järgmisteski kirjutustes. Nüüd lahkun tagasi sellesse ruumi, kus elan vanakesena nimega Erki. See oli sõnum. Selgituseks omalt poolt ütlen niiviisi, et meil nähakse nii-öelda ufosid. Kord ilmub järsku valguspall taevasse, liigub, teeb siin väga kummalisi ülikiireid pöördeid ja arusaamatult kiiret liikumist maainimestele arusaamatult. Aga selle põhjus on see, et need on meie eest peidus olevad teised olendid, teised ruumid samal planeedil. Et need on meie eest peidus ja sellepärast me ei saa aru, kust nad tulevad, kuidas nii kiiresti liiguvad. Liiguvad kiiresti sellepärast ja teevad ebamaiseid liigutusi, et neil ei ole mingit takistust, kui maainimesi takistab aeg ja see must olend seab piirangud peale, loob meile vastavad seadused, siis need seadused nende kahe teise peidetud ruumi jaoks ei kehti. Neil ei ole mitte mingeid takistusi, nad võivad tulla, vaadata, kuidas inimesed elavad ja jälle siis lahkuda siit. Nii et näeme järsku valguskera ja samas teda enam ei ole ja me ei saa aru, kuhu ta kadus. Võt kaobki sellele teisele tasandile samal maapinnal, kus meiegi ruum asub. Ma loodan, et saite aru. Me paneme selle üles, te saate igaüks ise lugeda ja mõelda. Niisiis, suur tänu kuulamast ja ma soovin vastukajas teie arvamust selle teksti kohta. Ja nüüd istuge mugavas asendis. Tervitame universumit, tervitame kõrgemaid. Läheme oma südame vaikuse ruumi, ühendame end universumi kirka valgusega ja hakkame seda vastu võtma. Palume vaid meile saata kirgast valgust. Isa, ema, eluhingus, eliläte, sõnatu tegevus, kosmose looja. Anna valgusel särada sees, keskel ja väljas, et võiksime seda kasutada tulusalt. Aita meid teed kulgedes hingata või sinust kiirgavat tunnet. Luba meil käia samas taktis sinuga, et liiguksime kui kuningad ja kuningannad kõikidega koos. Luba meil sisimas tunda maavaimu, sest sel viisil hakkame tundma kõiges olevat tarkust. Ära luba maiste asjade välimusel ja pealiskaudsusel meid petta, vaid vabasta meid kõigest, mis takistab kasvamist. Ära luba meil unustada, et sina oled maailma võim ja au, alati uuenev laul, mis kaunistab kõike. Olgu sinu armastus seal, kus sünnib tegevus, nii olgu, aamen. Ja nüüd jätkame valguse vastuvõtmist vaikuses.
täname universumit kirka valguse eest. oleme kirka valguse sees ja läheme jällegi kõigepealt Põhja-Koreasse, sest seal toimub väga halbu asju, mis energia inimeste vaimse energia ära rikuvad. saadame valgust Põhja-Koreasse. huvitav, täna on siin kuldset värvi ka, on valget valgust ja on ka kulda. katame sellega kogu Põhja-Korea. järjest kuldsemaks kõik muutub. ja täna kattis ta korraga kogu Põhja-Korea. see tähendab, see valgus kattis korraga ja korraga toob esile muutust kogu riigis. praegu on see valgus selline nagu tavaliselt Ukrainas. väga kuldne. õnnistame, täname. ja nüüd läheme Tiibetisse. katame Tiibeti valgusega. Tiibet ei ole üleni tume, vaid idapoolne osa, võiks öelda nii. on näha täna tumedana. muudame ära. jällegi on see kuldne energia, mis sisenes tumedasse energiasse ja muutus toimub. õnnistame, täname, nüüd tuleme Afganistani. on valgust, on kulda, aga siin see kuld on nõrgem, kui oli eelmistes riikides. aga olemas on mõlemad värvid. sisenes ka kogu ulatuses Afganistani. ja muutus toimub korraga üle riigi. õnnistame, täname. järgmine on Iraan. Iraan on üleni hall. must ei ole, on hall. ma ütleks, et Iraani sisenes ka kogu ulatuses valgus. Iisrael on saatnud mitmeid rakette Iraani. nüüd oodatakse, kas Iraan vastab või mitte. omapoolsete rakettidega, kas hakkab pommitama Iisraeli või mitte. igatahes väga ruttu toimub muutus. mina juba näen seda kuldsõna, seda energiat. õnnistame, täname, järgmine on Iraak. Iraagis on ikka see koht,
mis on olnud hall, on täna jälle hall, üleni Iraak ei ole tume. Sinna halli alasse sisenes kuldne valgus ja näen, kui kiiresti toimub muutus. Me täname. Järgmine on Süüria. Täna igale poole siseneb korraga valgus. Kogu Süüria on praegu selle kuldse valguse mõju all. Muutub järjest kuldsemaks, heledamaks. Õnnistame ja täname. Järgmine on Liibanon. Liibanon on üleni tume. Kuldne valgus sisenes ja muutus toimub. Korraga toimub kogu riigis muutus. Näen, kuidas üleni Liibanon muutub heledamaks, heledamaks. Nüüd võib rahule jääda, nüüd on Liibanon juba kuldne. Õnnistame ja täname. Järgmine on Iisrael. Iisrael on üleni hall. Lõunaosa on tumedam, peaaegu must. Jällegi kogu riigi ulatuses põhjast lõunani välja. Põhjapiirist lõunapiirini välja toimub korraga muutus. Ikkagi on see kuldne energia täna igal pool. Õnnistame ja täname. Järgmine on Gaza sektor. Siin on täiesti must energia, siin ei ole enam hall. Ja jällegi kogu ulatuses sisenes kuldne valgus. Ja vähehaaval ma näen, muutub heledamaks. Õnnistame ja täname. Nüüd Palestiina ülejäänud alad. Katame korraga kogu Palestiina. Palestiina on kullaga kaetud. Õnnistame ja täname. Nüüd Palestiina põgenikelaagrid Egiptuses. Tume energia muutub heledamaks, kuldsemaks. Õnnistame ja täname. Nüüd Jordaania.
siin see energia väga tume ei ole, mingi osa on hall, aga mitte väga tume, aga see on vaja ära muuta, see on oluline. Õnnistame ja täname. Nüüd Sudaan. Sudaanis on keskosa on täiesti must. Äärepoolse alad on tumehallid. Ma ütleks jälle tervesse riiki, suur riik, kuid kogu ulatuses sisenes kuldne valgus, väga kirgas kuld, millest kumab läbi valge valgus. väga ruttu toimub muutus. hetkega on kõik kuldne. õnnistame, täname ja nüüd tuleme Ukrainasse Krimmi poolsaarele ja palume nüüd ühendada selle meie valgusega ka veel püramiidide energiat, Krimmi püramiidide energiat. väga kiiresti läks liikuma jällegi see kuldne valgus, väga kuldne, tugevalt kuldne. hetkega on terve Krimm kaetud. liigume edasi mööda Musta mere rannikut lääne suunas ja katame laiad alad. energia liigub väga kiiresti. juba oleme Hersonis, seal on tume energia, muundab ära. kuld sisenes ja muutus toimub, ma ütleks hetkega. ja võimegi edasi liikuda Odessa suunas. oleme jõudnud Odessani. siin on kõik tume,